Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Alustame uudistega välismaalt. USA ja Euroopa liitlaste sõjalaevade konvoi, mis oli teel Hormuzi väina suunas, et aidata USA-l väin avada, on poole tee pealt tagasi pööranud, sest ülesanne kaotas aktuaalsuse. USA poolt on teada antud, et Euroopa liitlased on argpüksid ja konvoi peaks kindlasti edasi liikuma, sest selleks ajaks, kui see kohale jõuab, on Donald Trump jõudnud väina 13 korda sulgeda, 14 korda avada ja 6 korda uuesti sulgeda ja on küllaltki suur tõenäosus, et konvoi kohale jõudes ongi just vaja väin avada. Ungari valimised on aga ajaloo aktiivsemad ja osavõtjate hulk rekordiline, teatab valimiste keskkomisjon. Valimistest võtsid osa esmakordselt ka väga paljud sellised valijad, kes seda kunagi varem teinud ei olnud. USA president Donald Trump kahtlustab aga tulemuste juures võltsimistest, ehkki valimiskast toodi talle ja Vladimir Putinile koju, ei olnud tulemus ikka see, mis olema pidi. Ja Eestisse. Majandusministeerium annab teada, et Eesti rahvusvahelisel konkurentsivõimel ei ole mitte midagi viga. See on korralik konkurentsivõime iseenesest ja eraldi võttes. Väike tundub see võime ainult teiste riikidega võrreldes. Valitsuse otsused, mis konkurentsivõimet määravad, on olnud üldjoontes õiged ja olukorraga võiks olla rahul, kui lõpetataks vaid pidevad võrdlused teiste riikidega, kus on tehtud kogu aeg valesid otsuseid ja nii ei ole mingi kunst olla konkurentsivõimelt parem kui Eesti, kus alati on tehtud kõik õigesti. Kui teised riigid teeks ka nii nagu Eesti, ei oleks neil sedagi konkurentsivõimet, mis meil praegu on, märgib valitsuse teade, milles lisatakse, et valitsus ei lähe kergema vastupanu teed ja jätkab õigel kursil. Rahandusministeerium annab aga teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei ole, on tõsiasi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat, raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskema seisukoha järgi peaks riik tavainimestele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest pole mingit eelarvetki, rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenuraha abil ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Ja ühiskonna teadlaste koonduuringust selgub, et juba teist aastat järjest kasvab Eestis oma peaga mõtlevate inimeste arv, ulatudes nüüd juba peaaegu 9%-ni. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4% inimestest, 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kus on kergesti leitavad ka oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajal oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas, et ei oleks oma peaga selle peale tulnudki, et oma peaga mõtlema hakata. 89% vastanute sõnul oli oma peaga mõtlemise alustamisel silmi avav kogemus ja enamikku on pannud see ümber hindama ka varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad nüüd peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga esimese asjana välja mõtelda. Kõige kaugemale on jõutud Sammistu vallas, kus asutati ka oma peaga mõtlejate selts. Valmis sai seltsi lipp ja põhikiri ja koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et koos võidelda peavoolu meedia mõjude vastu. Eetris olid uudised.